Märka ümbritsevat tüüpi mängu loomiseks mine navigap.com lehele, vajuta loo oma kaart, sisesta oma võistluse või ürituse nimi, vali mängud ja võistlused ning selle alatüübiks märkamise võistlus, sisesta oma maili aadress, vali ürituse toimumise aeg, näiteks aprilli lõpuni ja vajuta loo kaart. Nüüd saadetakse teile mailile kõik vajalik informatsioon. Kliki mailis admin login nupule ja viiakse teid admin keskkonda. Kui te olete esmakordne kasutaja, siis nõutakse teilt ka parooli sisestamist. Ja olete kaardi loomise keskkonnas. Lisame meie ürituse kaardile näiteks mängu toimumise asukoha. Nii, lisakaardile. Noortemaja. See võib ka teie kool olla või mis iganes. Salvestame ja põhimõtteliselt on võimalik nüüd juba vajutada publitseeri nuppu ja see aktiveerida. Aktiveerimisel peab ootama võib-olla mõned tunnid, kuni Navigapi poolt see siis lõpuks aktiveeritakse. Vahepeal on võimalik veel täiendada kaarti, lisades siia erinevaid kategooriaid, millest te soovite näiteks, et õpilased pilte teeksid. Näiteks linnud ja seadete alla on teil võimalik veel oma mängu seadistada erineval moel. Kõige tüüpilisemad vaikimise väärtused on juba siia paika pandud, aga kui teil on vaja midagi muuta, siis see on koht, kus saab seda mängu seadeid muuta. Näiteks vaikimisi on valitud avalik registreerimine, open registration, see tähendab seda, et õpilased saavad ise teie mängu registreerida, sisestavad oma nime ja maili aadressi. Kui te soovite, et sinna mängu ei satuks naabrijüri, vaid ikkagi ainult teie klassiõpilased, siis on võimalik siia lisada ka ühine parool, mida teie klassiõpilased teavad, sellisel juhul ei pääse sinna teised ligi. Kui te ei taha, et teie mängu tulemused ja punktid oleksid avalikul veebilehel nähtavad, on mõistlik need kõik siin punaseks panna. Nüüd edasi mobiili seadetes on võimalik määrata veel erinevaid asju. Näiteks kui te soovite, et mängu tulemused oleksid kõikidel teistel mängijatel äpis näha, siis tuleb siia panna linnukene ja äpis näevad kõik teiste osalejate tulemusi ehk edetabelit. Kui te soovite ka sama kaardi peale näidata teiste võistlejate hetkeasukohti, mida on väga mugav näiteks kasutada kuskil matkal olles ühise ürituse raames, et kõik õpilaste liikumised ja asukohad on kaardil reaalajas näha, võib ka selle sisse lülitada, kuid ja on võimalik ka salvestada teekonnad, et hiljem vaadata, kui palju kilomeetrit keegi läbinud on, kuid sellisel juhul on mõistlik võib-olla see aeg siin natukene suuremaks panna, et aku väga kiiresti õpilastel seadmetest tühjaks ei läheks. Mängus osalemiseks peab õpilane alla laadima Navigap nimelise mobiilirakenduse. Avame selle, otsime üles oma mängu siit kaardi pealt. Kui ta seda üles ei leia kaardi pealt, on tal võimalik otsida mängu nime järgi. Näiteks Märka ümbritsevat Saaremaa Muumaa. Avame kaardi, registreerime ennast, sisestame oma nime, oma e-maili aadressi, valima võistlusklassi. Minul on hetkel konto olemas, ma saan juba sellega sisse logida.
Ja nüüd minnes loodusesse või majade vahele või kus iganes ja leides mängureeglitele vastava objekti, saab ta selle objekti lisada nüüd kaardile selle plussmärgiga ikooni kaudu. Paneme siia näiteks nime kass, valime kategooria, olgu see muu teema. Nüüd tuleb see pildistada. Ja, meil see pilt sobis. Ja saadame pildi ära. Tuleb välja, et meil on kassi nimene olemas, paneme siin üks kass 1 ja proovime uuesti saata. Aga ja, nüüd on see pilt on saadetud ja õpilane saab jätkata oma matkamist ja uute objektide leidmist. Talle saadetakse maili peale kiri, kus on info, kus ta saab lehele, kus ta pääseb muutma oma seda objekti. Ta saab näiteks otsida internetist lisainfot selle leitud linnu või looma kohta ja täiendada oma seda objekti. Kõik objektid, mille õpilased on oma äpiga märkinud ja teele saatnud, tekivad õpetaja töölauale vasakule alla eraldi jaotusse uute objektide taotlused. Siin on võimalik neid kõik järjest läbi vaadata ja anda hindeid. Näiteks meie viimane kass 1 on, siin saab hinnata kas fotokvaliteeti, lisatud lisainfot või leiuväärtust, anda punkte nende kokkulepitud kriteeriumite alusel. Paneme näiteks 5 punkti ja aktiveeri läbivaadatav punkt. Peale seda, kui see on tehtud, muutub see konkreetne punkt, läheb arvesse üldtabelisse. Ja üldvõistluse tabelid on administraatoril ka nähtavad siin eraldi lehe peal. See on näiteks edetabelit ja meie Naviga kasutaja 5 punkti on ilusasti tabelis olemas.